Koeru kogukonna jõuluotilt võtsime kohe kõige paremas mõttes rajalt maha meie Uno, räägi, sa oled juba esimesed ostud sooritanud. Mida põnevat ostsid? Ma ostsin kohe kõige igasugused asju ja mulle esimese ostu ma tegin koolidirektori käest. Tõesti? Ja ta on mul niisugune imeline asi. Vaata sedasi. Nii, Mojan. Mälestuseks ja see on alati niimoodi, kui tu pead kahekesi võtma, aga siin saab ühe üksi võtta. Asetas peale. Vaata, kui nutikas. Mis siia head siis homme prillidoosi kõrvale valatakse homme hommikule? Koduveini, vaat kui nutikas. Tervist! Ja teist ma ei saa, siia saab panna teise ka veel aluse. Võileiva saad ju siia peale panna veini kõrvale või juustuvaliku näiteks. Aga mis mõtted praegu peas on nüüd jõuluaeg lähenemas, et mida soovid head Koeru inimestele, Koeru kogukonna inimestele? No see on teil praegu kõigele, ma tahan tänada, et selle niisuguse ürituse valmis võtsite. Ja nii tore. Olgugi, et see lumi meil ära läks. Aga see pidi olema igavene juba, aga nii 2-3 päevaga ta on läinud. Hoiame pöidlaid. Aga milline ettevõtmine, kui vaatame siia praegu mõisa poole, siis mis sa paremat tahad saada. Muidugi. Ja soovin kõigile head jõuluaega ja head tervist. Sulle ka, kallis Uno. Väga ilus on siin ju. Siin on lummi põhjas on nagu. Nüüd sa pead rääkima ja kiitma ka, kuhu ma pidin. Tead, me anname Reikole mikrofoni kätte, ta hakkabki seda tegema. Väga ohtlik, jah. Tere, kallid Koeru inimesed. Ülitore, et olete jõudnud siia. Parki. Nagu te teate, kõige esimesele korrale, kui sellist tüüpi jõulukogunemist korraldatakse. Ja ma arvan, et ma ei eksi palju, kui ma väidan, et Koeru on üks innovaatilisemaid kohti maamuna peal. Sellepärast, et näiteks just üleeile sain kokku sellise inimesega nagu Taavi Kotka, kes on loonud e-residentsuse ja loonud palju erinevaid suuri innovaatilisi asju kogu Eesti Vabariigile. Aga ta väitis, et umbes 3 aasta pärast jõuab maailm sellisesse kohta, kus hakkab valdavalt oma sellist nägu näitama otse tootjalt tarbijale mõtlemine. Kujutage ette, 3 aastat võtab maailmal aega jõuda sinna, kus meie oleme täna. Seega mina arvan, et tehke üks aplaus ise endale, küll te olete nutikad ja muidugi nüüd ise endale, nagu iga eestlane teab, ei ole sobilik plaksutada, aga võib alati plaksutada selle idee autorile. Mul üksi, ma pean tunnistama. Kirsika Ilmjärvele! Ei no muidugi, aga praegu pole veel ametlikult aeg käes, seega ise te olete süüdi, et Ahvenale mikrofoni andsite. Nüüd on nii ja laulu sisse olete pandud, midagi teha pole, siit enam kuskile põgeneda ei lasta. Palun võimalust parandada see fakt. Aga loomulikult nii nagu ikka head asjadega on, ega üksi ei tehta midagi, on oluline selline kokkuhoidev tiim, aga igal laeval peab olema kapten ja ega kapten võib olla tagasihoidlik küll, aga antud hetkel ega see suurem voorus ei ole, tuleb ikkagi au ja kiitus vastu võtta. Kas neiu kapten tahaks sõna? Ma annan korraks mikrofoni ära, aga sekundid läksid käima, 60 sekundit, palun. Ai kurja 60 sekundit, suur aitäh Sigrid Saar, Ülle Jääger, Kerle Põldar, Jaan Kamin ja neid inimesi on veel väga palju, kes tegelikult tänasesse päeva on panustanud. Mikrofon liigub kogu aeg allapoole, aga ma tahaks öelda, et me oleme nii õnnelikud ja uhkad, et meil nii ägedad kauplejad siin kogukonnas on. Aitäh teile selle suure töö ja vaeva eest. Ja loomulikult siiras rõõm on saabuvatest inimestest, kes loodetavasti järgmise 2 tunni jooksul ei lahkugi. Ja me teeme kõik, mis meist sõltub. Tegelikult see oli nali, 60 sekundit üldse ei olnud, ma võin sulle anda kas või 60 minutit.
sellest ei ole midagi, aga et tõesti, täpselt selline on meie soov. Tulge täpselt, aga ärge lahkumisega kiirustage. Kaupa jätkub. Meil on kõigiga räägitud. See ei ole mingisugune selline mingi naljasündmus siin, kus igaüks müüb ühte asja. Ei. Kõik, mis on aasta jooksul, võib-olla aastate jooksul valmistatud, on toodud teie ette. Ja ma arvan, et me kõik saame aru, et meie planeet on natukene sellisel nagu noatera peal. Ja loomulikult te võiksite oma lähedastele pakkuda rõõmu asjadega, mida on tossutades lennutatud siia Hiinast, Austraaliast, minu poolest kas või Lätist, aga kõige rohelisem on, kui te kingite oma ligimestele, naabritele, miks ka mitte juhututtavatele asju, mis on toodetud nii lähedalt, et ka 15 minutiga saaks nad jala siia tuua. On ju? Seega enam rohelisemaks üks sündmus ei saa minna kui tänane siin. Ma arvan, et te saate kõik aru ju ka, et te viibite praegu, kas te teate, kui värskes õhus, kui puhtas õhus. Ja teil on õigus, te ei eksi, kui te spekuleerite, kas see võiks olla maailma värskeim õhk. Ja ta on. Sellepärast, et värskete uuringute tulemusel selgus, et Eestis on maailma parim õhk. Ja mida meie teile pakume? Just ainult kõige paremat. Seega, ärge olge täna tagasihoidlikud. Ega me ju kõik teame, et raha läheb allitama taskus. Minu arvates las head asjad liiklevad ja ringlevad. Las raha läheb, ega raha meid õnnelikuks ei tee. Asjad teevad. Ja raha pole maailmast otsa saanud. Seina seest peaks tulema. Ja kui ei tule, tegelikult siis ongi minu arvates nii nagu muusikutel on vahel, pole raha, pole probleemi. Aga et kui te näete, ma eile kohtasin sellist meest nagu Indrek Bertelson ja ta naeris 10 minutit, kui ta nägi mu pükse. Ta arvas, et ma tulin pidžama pükstega, aga see ei ole midagi, ütleme, see ei räägi selget keelt sellest, et ma olen putku pannud Paldiski maanteel, vaid see on ahvena tribud minu arvust. Miks ei? Või herimum, et kui ma tulen teie juurde, ärge jääge võõraks, mainige paari sõnaga, mida te müüte, kes te olete, kust te tulete ja miks teie asjad peaksid olema igas võõru inimese kodu. Aga igatahes meie tahame, et teil kõigil oleks soe ja mõnus ja et oleks, ütleme, natukene, kuidas nüüd öelda siis, tšakrad oleks valla, et kui te lähete sinna neid lõikelaudu ja head ja paremat vaatama, et siis see hinnanumber ei ehmataks kohe päris istuli. Nii et võtke glögi, see on hea teie vaimule ja hea teie kehale. No, okei, räägige siis, mis teil oli? Meil oli soojasi lihapirukaid, meil oli kaneelirulle ja erinevaid väikseid minikringleid. Alles on veel siis 2 kringlit, õunašokolaadi ja pistaatsia-õuna, nii et 2 kiiremale veel jagub. Selge. Ma teen midagi täiesti ebaortodokset ja ostan ära pistaatsia-õuna stritsli. Ise teate, jäite mökutama praegu. Nii, aga kas te lähete nüüd ära või? Eks me nüüd hakkame ka ostma, meil ju raha on. Seda küll, oota. Tarki tõrma, oota. Oi kui ilus. Nii. Mis raha te tahate? Ma käisin teisipäeval Islandil, ma võin teile Islandi raha anda. Ei taha. Aga Belgia raha ka ei taha. Aga Šveitsi franke ei taha. Piisab, me lepime eurodega. Eurod, nii, palun. Mul on täpselt õige raha. Kui ilus koer. Ma teeksingi siinkohal ühe intervjuu koeraga. Kas, oi, nii. Kuidas on teie nimi? Semmu, jah, oi, vabandust. Aga mis soovidega, mis mõtetega tulite täna siia koeru koolimaja juurde? Pigem nagu ei ole stritslihuviline ma. Äkki villased sokid? Jaa, Marko Reikop on pidevalt õpetanud, et kuidas tuleb intervjueerida niimoodi, et intervjuu kannaks. Ja siis ta ükskord rääkis, kuidas tal oli 9 minutit oli vaja otse-eetrit täita ja siis ta sattus sellise inimese otsa, kes vastas 1 sõnaga. Seia jah. Ja siis ta 9 minutit järjest küsis
ja sai eisid ja jahtisid. Mina võitsin Semmu, jah. Semmu ei öelnud mitte ühtegi sõna. Aga muidugi ma pean ütlema, et intervjuu oli edukas. Ta ei purenud mind kõrri ja see on suur asi. Palun. Oli euro? Jaa, oli. Kus see 50 senti käib? Siin ja siis see siia. See läheb meil nüüd Vao lasteaia. Siia ja panen siia? Ei, siia. Teeme annetuskast, et Vao lasteaiale? Jaa, nimerühmaks koostuseks on see. Kallid sõbrad. Ükskõik, mida te Tanel Kiigesti ka ei arva, siis meil on siin Kiige toetamise kast. Ja mitte Tanel Kiige, vaid Vao lasteaia Kiige. Mina olen Tanel Kiige kokku saanud, erakordselt tore tüüp, kõik on väga hästi ja ma arvan, et ma ei eksi palju, kui Vao lasteaia sõimerühm on veel 10 korda lahedam. Seega ärge jääge võõraks, tulge siia. Kõik, mida te siit soetate, kõik on tehtud selle huvides, et Vao lapsed saaksid kiikuda senikaua, kuni on süda paha ja et süda on jälle hea ka. Ja nagu me kõik teame, vestibulaaraparaadile on väga oluline, et lapsi kiigutataks ja nad küsitakse. Aitäh teile ka, küll teil tuli. Nii, vabandust, nüüd võite minna lennake peale. Igatahes, kas lähme teeme ekskursiooni edasi? Minu arust võiks teha. Tere! Kuidas teil business läheb, mul on küsimus teile? Väga hästi. Kas liiga hästi? Jaa. Selge. Ma olen kuulnud sellisest startupist nagu GoModule, et neil läks vahepeal nii hästi, et neil oli tellimusi 100 korda rohkem, kui nad jaksasid tõukerattaid teha. Et kuidas teil on, ma ei näe siin neid vahtleid tegelikult eriti. Ma ei tahtnud juba. No, las ma vaatan, see on mingi 11 minutit. Ei, vaata. Näe, 17 minutit ja otsas. Kas see tähendab, et see osutusite populaarsemaks, kui te arvasite, jah? Kas järgmine aasta teete 2000 tükki rohkem? Ma ei tea. Nii, ja mis nüüd plaanis on teha, kas kogu selle rahaga, mis siit nüüd on teenitud, kas ostate endale Norra mõisa või midagi? Ei. Aga mis plaanid on muidu? Ma ei tea veel. Väga õige, tark ei torma. Igatahes, kes nüüd tahab oma silmaga näha miljonäre, siis siin on, võib-olla mitte sellel aastal veel, aga järgmine aasta, kui nad teevad ahveid 1 miljon tükki. Minu vanaisa sealt Vahu külast, Lepika talust ütles alati, poiss, kas sa tead, kuidas miljonäriks saada? No, ei tea. Tuleb teha 1 miljon luuda. Ja siis ongi hästi. Tere, kuidas teil läheb? On jah. Kas teil ei ole ju niimoodi nagu nendel vahvlimüüjatel, et on otsa saanud juba? Need asjad, mida müüa? Meeste sokke enam ei ole. Meeste sokid on otsas. Aga ma olen kuulnud, et need sokid venivad. No jah, siis hakkavad nüüd naiste sokkid. Ja mehed, tulge ostke võlvikuid. Ja minu arvates ei ole midagi lõbusamat kui üks korralik jahimees, kes läheb, ma saan aru, et praegu on jõulurahu, praegu pauku ei tohi metsas teha, aga te promeneerida metsas tohite, panete endale luigega võlviku jalga, ilus vaadata. Nii, mis teil muidu endal on selline asi siin, ega kudumine on ju tegelikult suure armastusega tehtud töö. Kas teil on siin mõni asi ka, mida üldse ei tahaks müüa, aga kui keegi ikkagi inimene tuleb ja vaatate, et oi, tema on sellest ära teeninud, et siis müüte ikkagi ära. Kas on mõni asi, mis on nii armas, et ei tahaks müüa? Ma arvan, et kõik asjad on armas. Aga nii armas, et te panite selle kõige alla peitu, et keegi ei leiaks. On jah? Tulge vaadake! Oi, vabandust. Jõuluajal ei ole ilus karjuda. Mis need on ja kuhu need käivad? Kas see käib pähe? Ei, See on muhv. Sääri. Säärised. Ja need säärised jalga ja siis säärikud peale. On ju? Väga hästi. Nii, aga kas teil on mingisugune selline veel sama asi, mida te tahaksite jagada? Kas on mingisugune mõte, mida te alati mõtlete, kui te koote?
mina võin öelda... See on salavärk ja seda, see firma saladus ja seda ei öelda mitte kellelegi. Mina võin sellele vastata sellele, mida siis mõeldakse. Ma ütlen, tegelikult midagi ikka kindlasti mõeldakse, midagi head. Aga et kõige parem see ongi, kudumine on sellepärast kõige parem, et siis ei pead mitte midagi mõtlema. See on täiesti siuke nagu mediteerimine, et sa ei mõtlegi mitte midagi. Ma olen rohkem kui nõus. Kudumine on selline asi, kus teed ja mõtlema ei pea. Mina olen trummar, mul on minu ametiga täpselt samamoodi. Tao ja ära mõtle. Ja siis ongi hästi. Küll on kaunid asjad. Ma pean nüüd, mina tulen kindlasti teie juurde soetama asju, aga ma lähen teen siin, panen järjest. Nii, vabandust, mul on küsimus. Mis asjad need on? Need on nüüd trummaritel eraldi spetsiaalselt. On või? Ja kui sa lõhud trummer, siis näed vokaal ümber ei lähe. Võilevaga kõrvale võtta. Võib täiesti jõust anda pihta. Ülitore. Aga need on väga ilusad, ma ütlen. Mis puust need liuad on? Jalakas, saar, kasepahv. Oi, kui ilus. Mitu tükki olete täna juba müünud? Ma arvan, et vist 7. 7? Aga palju neid? Kas kõik, mida ma näen, kõik on need, mis teil letil on ja laua all pole midagi? Selge. Aga kas see on enda leiutatud? Vau! Kuulge, leiutajate külalotte võib endale kotti pähe tõmmata. Meil on siin hoopis koeru leiutajad. Või on mingi küla täpsemalt? Koeru. Koeru! Ja koeru on uus leiutajate mekka ja me mitte ainult ei saa seda öelda, vaid saame seda ka tõestada. Ja siin on veel lõikelaudu terve rida, onju. Ossa. No see on väga hea. Igatahes, ma soovitan siin meestel osta need lõikelauad, kaldkriips, alused ära. Saate mingi jamaga hakkama, siis lähete pruudi juurde järgmine hommik näiteks, viite liua peal värske kohvi ja saate ilusti andeks näiteks, et jäite oma kalasõpradega natuke kauemaks niimoodi arutama maailma asju. Tere! Mis teil on siin head müügiks? Meil on käsitöö ja meil on rootsi ja pergitud Oi, väga aus. Kas te olete siin selle suure pika leti peal olete rohkem nagu konkurendid või te olete partnerid? Me oleme ikka partnerid. Ikka kui ikka partnerid. On jah? Väga õige, suhtumine on hea. Ma näen siin, et lapsele saab sellise mütsi pähe tõmmata, et ongi prints või printsess, on jah? Täpselt. Üli, nunnu. Nii, aga mis on selline toode, ilma milleta tegelikult inimene ei tohiks edasi elada pärast tänast, mis teie laua peal on ja mida nad võiksid endale soetada? Koeru parima pagari pajalaspid näiteks. Et igaüks saab ise nagu... Ise teed endast parima. Suurepärane intervjuu. Laud number 8. Tuleb välja, et... Mis asja? Ma ei saa aru praegu. Mul oleks vaja kedagi targemat siia kõrvale, kes seletaks, kuidas koerust saab müüa Haapsalu salli. Miks see pole koeru sall? Kas sa oled Haapsalu tüdruk tegelikult? Koeru? Sa oled koeru tüdruk ja kood Haapsalu salli? Kõlab natuke reetmisena minu jaoks. Aga miks pole koeru, mis teeb sellest Haapsalu salli? Seda ma ise ei oska vastata. Aga ütle ainult mulle kõrva sisse. Kas see on mingi... Muster, see on kõik traditsiooniline, seda tahavad kõik endale. Okei, aga ma küsin siis niimoodi. Millal, sellel aastal on meil esimene selline koeruott, on ju, siin põmdi. Et mitmendal siis, kui te ütlete, see on traditsiooniline Haapsalu sall. Kas te kogemata teate vastust küsimusele, millal algab traditsioon? Kas te teate? Traditsioon algab teisest korrast. Ei, ausalt päris ka, see on traditsioon. No seda niikuinii, aga traditsioon kui selline, näiteks esimene üritus ei ole traditsiooniline, aga teisest aastast traditsioon. Oletame, et võimas. Aga igatahes näiteks, et järgmine aasta on meil siis traditsiooniline teine koeruott ja siis on kolmas ja siis. Kas te oskate öelda, et missuguseks aastaks olete te välja töötanud koerusalli? Haapsalu, see on kauge ja... No ei, selles mõttes koeru on ikka lähemal ju kui Haapsalu meile praegu. Et
see on muidugi tõsi, õige. Muidugi tundke ennast ikkagi, kuidas nüüd öelda, sõbralikult jõuluajal ja hooligem naabritest ja hinnakem naabrite kunsti. Haapsalu sallid siin koerus, kui kombel, aga võtke ja pange endale kaela. Vaat nüüd ei saagi aru, mis siin võiakse. Kas need on kõrvarõngad? Ei ole. Mis need on? Helkurid. Helkurid. Need on Kiili helkurid, ma saan aru. Ma ütlen ainult mingid võõraste linnade asjad. Haapsalu, Kiil, Leipzig. Tegelikult on see siuke putukas. Ja. Kas nende Kiilide meister olete teie ise? Ausalt, jah? Ja kaua ta ilgib muidu? Kas nad saavad patareid tühjaks? Ei saa. Kujutage ette, igavesed helkurid. Tulge siia. Laulud number, ma ei tea, kas teil on mingi number ka? Ei ole vist. No, nendest tugisammastest siis 2 sammu vasakule. Kõigepealt 1 samm, võtke Haapsalu sall ligi ja helkur külge sinna põldi. Ma tahaksin küll ühte... Aga kuidas neid kasutatakse? Samamoodi koti külge või jopeluku külge kuskile. Väga kaunis. Mul oleks vaja seda sinist. Maksku, mis maksab. Aga ta maksab 4 eurot. No, nii. Tegelikult hakkab juba väiksed hapuks minema siin, aga no davai. Ma ütlen lastele, et sellel aastal ei peagi rohkem sööma tegelikult. Nii, palun. Niimoodi. Väga hästi läheb meil praegu. Kuidas teil siin läheb? Hästi. Mis teie nimed on? Oota, ma nüüd sain käed otsa äkki. Proovime niimoodi. Nii, mis sinu nimi on? Silver. Ja mis sinu nimi on? Hugo, väga hea. Kas teie olete turvamehed või te olete siin neid asju aidanud teha ka? Siia, kus ma asjad peale panin, jah, väga all. Nii. Võimas. Nii. Mis see on üldse, ma ei saa aru? Mina müün küülnaid ja neid müüb emme. Selge. Kas emme tahaks öelda midagi, ütleme, ligimeestele siin, et mis need on ja miks peaks igas endast lugupidavas koeru kodus olema üks erinev? No need on koerust tehtud käsitöö küünlad, et need on kõik loodussõbralikud, loomadele head, lastele head, et neid võib kodus põletada. Issand, kui hästi. Aga mis siin on? Te olete pudingi sisse pannud küünla need tahid. Ei, need küünlad näevad välja täpselt nii, nagu nad lõhnavad. Kas need on vaarikalõhnalised küünlad? Ja kohvilõhnalised. Aga kuidas need vaarikad sinna selle lõhna sisse said? Lõhn sai vaarikate sisse. Siis teeme pooleks. Asumi teeme pooleks. Nii. Tere. Kuidas teil läheb? Hästi. Oot, ma intervjueerimise juures on väga oluline, et siis kui küsid, siis kui vastatakse, annab pane mikrofon teise inimese nina alla ka. Tere, hästi läheb. Hästi, jah. Kas midagi on vaja siin reklaamida? Et ma hakkan midagi veel müüa. Kuulge, kuidagi vaikseks on jäänud, tehke lärmi. Ja õige, jõud on rahuaeg, ei tohi lärmata. Nii. Kuulge, nüüd peab kuidagi 10 euroga siin minema sinna rea lõppu. Kuidas teil läheb? Tere. Kuidas teil eesmärk on? Kas te tahate selle mehe kõik koju tassida? Kas praegu on niimoodi, et kui siin kõik ära ostetakse, siis on kodus on suu on kriips ja tulevad sellised hapud jõulud? Või on midagi varuks endal kuskil kapi põhjas? Loomulikult ei tule hapud jõulud, et ikka on kodus olemas ka oma varu. Nii, selge. Tulge siia ja ostke mett. Ma ütlen teile, et see näeb magus välja. Mis viljadest need mees on korjatud ka? Kõik see, mis nad aiajaast ja aia ümbert kätte saavad, seal on kindlasti pärnaõid, vaarikat, rapsi, õunapud, mesikad, et tatart ja kanarbikku minu ümbrusesse ei leidnud. Selge, tatar ja kanarbikk, see ongi, noh, seda me saame iga päev. Aga mis siin oli, raps ja purgand ja mis see oli? Nii, siin on, praegu on eriti hea hinnaga, 8 eurot ja... Kilone. Kilone? Ja pool kilone 4 eurot. Praktiliselt tasutud ka. Tulge siia. Ja on ka raamatud, et teekord ja tipise poolt kirjutatud. Et õnnelikud ja makusad jõulud.
õnnelikud ja magusad jõulud. Kuulge, see on kõige parem slogan jõuludeks, mis üldse saab olla. Õnnelikud ja magusad. Tere! Kuidas teil läheb? Meil läheb hästi. Kas olete kõik asjad ära müünud, mis kaasas oli? Ma näen veel viimased meevoogid on siin. Me kaasame kõik ära müüa. Ja mina aitan teid sellel, noh, tavaliselt öeldki, see lokkal siin teel, aga see täna on nagu jõunäes olla, kõik läheb väga hästi. Õige, ma vaatan, rahakarbid on vahepeal täis saanud, uusi rahakarbe. Tuli võtke meie kooki! Mina kahjuks ei ole selle seas, et tohiks nii ja kooki süüa. Kõrvitsa pirukas on ka väga hea, ütleb härra siin. Ja Manhattani toorjuustu kook. Issand, kui kaunis. Kas need on ise tehtud või ostsite koobist? Loomulikult on need ise tehtud. Võimas. Mis asjad need on? Need on tasuta. Need näevad välja nagu need asjad, mida pannakse kuskile alla, kui midagi hakkab kõikuma. Aga millest sa oled need teinud ka? Suhkrust. Suhkrust, jahust ja maasikavahust. Kuulge, ei ole nii, et pole tasuta lõunaid, on küll. Tulge siia. Ja samal ajal selle võtmiseks käsitage seda lubadust, et te midagi ikkagi ostate ka. Väga hea. Ai, ma ei saa, ma tõesti ma ei saa, ma ei saa. Mida ma tahtsin osta? Ma tahaks praegu osta. Aga meil taimeteed. Mis taimeteed? Need on erinevad taimeteed, et saab valida. Ma mõtlen, et see võiks olla niimoodi rakendatud, et ei saa kunagi teada enne, kui sa teerivad teid valmis. Niimoodi on meil pakendatud moosid, et saab võtta moosiloosi. Keegi ei tea, mis moositud on. Moosiloos? Aga kas teil on ka nagu väikse hallitusega? No meil on nagu sinihallitusmoodi või midagi. Kindlasti mitte. Vaat see oleks minu arust hea moosiloos, et ei teagi. Ma ütlen, et aime teegi juba. Nii. Tulge moosiloosile, iga loos. Jah. Marko, kas hakkame endale ostma, mis iganes need on? Salle. Kohe vaatame. Nii, tere, noored. Kuidas teil läheb? Meil läheb hästi. Kas te saate öelda niimoodi 1, 2, 3 oma nimed? Nagu niimoodi ükshaaval. Kirke. Kirti. Martan või? Marten. Issand, kui tublid noored. Oma nime teadsid põmm kohe esimese korraga. Mida te müüte ka? Kes teil on see pressiesindaja? Nii, Kirke, jah. Nii, palun, Kirke. Sul on 20 minutit, räägi. Me müüme materjaleid, mille peal on graveeritud ja valge šokolaadiga kassartureid. Ossa! Nii, väga hea. See kassarturi värk, see läheb praegu kohe käiku. Okei, see on 2 eurot. 2 eurot? See mul on. Oot, ma vaatan, Nii, oot, mul paberraha ka. Nii, palun. Mul on vaja ühte kassarturi kooki. Nii, kas te ostsite valge šokolaadi? Ma ei tea ise ka, mis ma ostsin. Ja siin on iirise oma ka. Ma tahan mõlemad. Siis on 4 eurot. Jaa, olgu. Terve karbide ees on 2 eurot. Ma tegin nii hea äri, et see ei ole võimalik. Ma jätan 1 euro jotsi teile. Nii, ärge kaklema minge seda. Nii, ma jätan selle siia, ärge maha müüge. Mul on kiilgav ahvena mälu. Ma mäletan peaaegu täitsa kindlalt 15 sekundit, et see on mul siin. Nii, Martin, mida sa müüd? Siin on lasere lüikuriga graveeritud jõuluehtede. Selge. Ja siin on kivi peale ka. See on tervisekivi, jah? Wow. Mul on seda kivi vaja, mul on tunne. Ma olen viimase 6 nädala jooksul 2 korda haiglas istunud lolli näoga. Et mul on, ma arvan, et kivi ongi mul puudu olnud. Nii, ja minu arust on väga omal kohal, et siia läheb mul viimane raha. Palun, palju see kivi maksab? 1 euro! Selle raha eest ei saa ibuprofeeni. Apteegi. Oota, aga ma tahaksin veel midagi osta. Nii, see on, see käib kuu otsa, jah? Nii, ja see, palju need 2 maksavad? See on 1,53. Nii, 1,53 ja see oli 1, ma olen sulle 50 sent kõlg. Chili karamelliseeritud pähkleid.
Väga hea. Linasest ja sametist kotikesed. Näed, palun. 50 senti ka veel. Kuulge, aga... Sa olid väga tubli, sa olid väga hea. Ära oota mikris ütleda, ei oska rohkem öelda. Ma ka vahepeal ei oska, aga ega siis ma seda välja ei ütle. Ja siis ma kohe mõtlen uue riukaliku küsimuse välja. Noored, mis nüüd saab, kui siit saate nii rikkaks, et raha on jalaga segada? Mis soetuse teete ka? Kas te tahate enda osta helikopterit või mis plaan on? Jagame ära ja hoiame alles, kui midagi tahab. Jagate oma vahel? Jaa. Kas te jagate võrdselt või teil on mingi oma mingi skeem? Võrdselt. Ahah, vahel on nii, et pressiesindaja saab 90% ja ülejäänud läheb 3-ks. Aga igatahes te olete väga tublid. Ja ma loodan, et teil läheb business hästi. Et kallid sõbrad, kui neid andke välja empaatia võimet, ärge pange neid lapsi olukorda, kus nad peavad need rasked asjad koju tagasi vedama. Raha on palju lihtsam koju tagasi. Nii et tulge ja ostke kõik asjad ära. Ja olemegi jõudnud viimase laua juurde. Tere, kuidas teil läheb? Mida te müüte? Mina teen siit salle ja vahariiet, seda uut moodsat asja, mis külmkappi või siis lõuna võtad kaasa sellesse pakituna. Siis ma teen siit salle ja kaarte ja natukene käivet tekitan oliivisse ka. Väga ilus. Kuulge, siia selle viimase laua juurde väga soovitame teil kõigil tulla. Mis see siis on? Kohaliku vitamiinis, Ebakutonia. See on vanaema kommid. Kas neid komme on ka müügil niimoodi? Ei ole, aga selle võid kõik omale tasku pista. Ei, ma võtan ükshaaval niimoodi. Aga ma võtan väikse intervalliga. Vihmane ots sibulamoosi, chatnit maitsta. Ma ei ole mitte kunagi elu sees seda söönud. Nii. Igatahes enne, kui ma hakkan siin mõnulema ja sööma, ausõna, just vahetult enne seda, kui ma hakkasin sõitma oma lemmiklinna koeru poole, on meil linn, jah? Alev, jah. Alevi juurde, mis tegelikult peaks olema, varsti tuleb metroopeatus, paneme linna sildi ka ülesse, et siis ma võtsin kodust pausist, võtsin naise tehtud kartulisalatit, kus oli täpselt see vahariidest selline kate peal. See on väga palju loodussõbralikum kui näiteks foolium. Nii et tulge soetage, see on tõesti väga äge asi, toimib, korduv kasutatav. Kui kaua seda võib kasutada, mitu korda? Kuni aasta ja kui enam ei toimi, siis tule tagasi, vahatan uuesti. Niimoodi? Aasta aega saab ühe sellega aetud. Igatahes tohutu kaunid asjad. Ainukene asi, mida ta ei kannata, on soe. Soe, selge. Ahju ei tohi panna. Väga hea. Igatahes ma väga loodan, et teil läheb business suhteliselt hästi. Ma hakkan nüüd sibulamoosi sööma ja Ebakutonia vanaema kommid, need olid suurepärast. Aitäh! Oi kui hea! Midagi olen kuulnud. Nii. Seega, kui keegi tahab nüüd hästi väikse sõbraliku auditooriumi ees ainult omad inimesed tahaks mõnda luuletust lugeda või laulu laulda, siis selline võimalus on teile antud. Nii, kuidas teil on, te olete sellise näoga, nagu teil oleks juba jõululuuletused välja valitud, kas te tahaksite äkki võib-olla mõne ettekanda meile? Kahjuks puuduvad need luuletused. Selge, ma teen otsa lahti. Aga Lisandra äkki aitab mind. On sul mõni luuletus? Kuule, mõtle, et ilge jama on, tuleb see ave tuleb ja siis on äkitselt kökk. Proovi. Sul on kindlasti. No mul ei ole jõululuuletust, aga... Mul on tõppisti ka. Teil on midagi? Mis edasi saab? Muideks, see võibki olla näiteks selline laul, et seda paati pole tehtud. Linnuluud. Ei, no see ongi see lugu, paati pole tehtud. Jah. Kas ma saan aru, et on mõni luuletus juba ette valmistatud? Vallavanemal kindlasti. Ei ole, ma olen hilise ettevalmistusega alati. Selge. Aga siis on jällegi jube värskelt meeles. Ja. Õige. Aga igatahes, ma ei tea, kuidas teil tunne on. Väga hea. On ju minu arust aus. Ma vaatan, need lauad on praktiliselt tühjad. Samas jällegi müüjate näod on nalja täis. Tundub, et täna on olnud hea business-päev. Ma kuulsin, nagu teiegi televisioonist, sellistest toredatest näitikatest, kes teevad käsitööd kuskil Kadriorus. Ja neil juhtus nii, et mõnel päeval ei tulnud nende poe uksed sisse mitte ühtegi inimest. Teie täna ei saa seda väita, sest teie, poe uksest on astunud sisse, ütleme, 10 000 inimesed. No võib-olla, ütleme 1000.
aga nende ümbruses olevad inimesed, kes saavad teie kinkidega pihta, lepime kokku, nemad saavad tõelist jõulurõõmu sel aastal. Kas ongi minek või? Ega ei ole midagi, tõesti tund aega on ausalt siin aega veedetud, nautige oma sauna, olge tublid, lapsed, õppige luuletusi.